donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust. Pole vist väga hommik enam. Kell on juba veerand 12. Ei, veerand 12 me jõuame kohale. 3:11. Ja oleme teel. Firenze jäi selja taha. Ja nüüd siis sõidame Pisasse praegu. Teeme Pisas väikse peatuse ja edasi Milano poole. Milano ongi siis viimane peatuspaik Itaalias meil. 2 nädalat oleme juba reisil olnud. Koju veel hea meelega ei läheks. Aga tuleb minna. Iga hea asi saab kordaksel. Aga vaatame siis, mida Pisal meile pakkuda. Jõudsime siis Pisasse. Parkisime auto parklasse ära. Ja nüüd üritame siis torni üles leida. Juba olid hästi mustad pisalased siin müüdmas. Igasugust kraami. Kõik võimalikku eluks vajalikku kraami. Hästi nagu, et kaugelt tuleb seletas ära. Ja, sealt saab 1 euroga mingeid asju. Kõik on eluks vajalik kraam. Hädavajalik. Aga miks torni otsa on? Et oleme siis hetkel siis siin Pisas Imede väljakul, kus on siis baptisteerium, on siis see suur kupliga hoone, siis on Toomkirik ja Pisa torn muidugi. Itaalia suurim baptisteerium siis. See on siis Toomkirik, üks suurejoonelisemaid Toskaana Pisa romaani stiilis ehitisi. Aga kõige suurem vaatamisväärsus on siis muidugi Pisa torn ise, mis oli siis esialgu mõeldud üldse Toomkiriku kampaniiliks. Ja tegemist on siis need 3 ehitist, mis siin väljakul on, nendest vanimaga siis selle Pisa torni. Ja ehitatud on ta siis marmorist ja ehitama hakati 1173. Esialgu oli siis plaan ikkagi torn otse ehitada ja 7-korruselisena, aga kuna see aluspind oli pehme, siis juba 3. korruse ehitamisel hakkas see viltu vajuma. Tänu sõdadele jäi siis torni ehitamine tükiks ajaks soiku, aga peale seda, kui siis jätkati ehitamist, siis mõeldi, et ehitatakse torn otseks nii, et ühe külje seinad ehitati kõrgemaks kui teise külje seinad, aga siis hakkas torn teisele poole hoopis viltu vajuma. Torni 2 viimast korrust ehitati siis ristlõikelt kiilikujulisena ja kellatorn ja torn ise siis valmis lõplikult alles aastal 1372. Kellatorni tipu ja vundamendi vahe on siis 4,2 meetrit. Kalle tähendab on 4,2 meetrit. Ei tea, kas sinna pääseb sisse ka sinna kirikusse või? Ma vaatasin käivad jah, lähme vaatame ka. Vaata, kuidas osa sambaid on nagu teist värvi. Naljakas. Maast, kui sa juba vaatad, see esimene korrus on ju, vaata kui viltu. Vaataks, kui täitsa huvi pärast, et hästi ligidalt ja korras kui viltu maast. Proovi. Just esimese osa pildi, mitte alt üles. Ta hakkab ju kohe vajuma, jah. Sest nad ütlevad, et 3. korrusest. Kohe esimesest hakkas vajuma.
nii palju rahvast, nüüd tahavad kõik sinna sisse pääseda. Torn. Siis sõidame Pisast ära. Pisas meil ei olnudki plaanis pikemat peatust teha. Ja ees ootab siis Milano. Milanos me siis vahetasime eile õhtul kiiresti hotelliringi, sest et meile üllatuseks selgus, et see hotell, mida me juba aasta alguses endale broneerisime, on vahepeal selle poole aastaga kuidagi oma reitingus väga kukkunud ja ühesõnaga seal olid nii kehvad kommentaarid selle kohta. See on mingisugune on ka mingi hotell ilmselt. Et see Milano hotell oli ka nii kehva, et seal puuduvad põhimõtteliselt pesemisvõimalused ja magamisvõimalused ja kõik puudub, et nii vilets. Ja siis me vahetasime ringi. Kaotasime sellega küll kahjuks 100 €. Aga oma turvalisuse mugavus maksab ka midagi. Seal oli vist, et see parkimine oli ju ka tänava peal ja meil on auto ju asju täis ja ei riski niimoodi. Et võtsime vähe parema hotelli. Ja endale tegime sellega et nüüd hotell ei ole kesklinnas, vaid on kusagil rohkem äärelinnas. Et meil tuleb siis homme hakata ühistranspordiga seiklema. Jälle kogemus omaette. Nii et aga nüüd siis Milano, here we come. Oleme kiirteel jälle, siin on 130 kiirus. Itaalias ongi kõik kiirteed on 130. Jah. Et nad siin ei ole piirdeid teile ette pannud, tavaliselt on piirded nii kõrged, et jumala eest üle ei näe. Jõudsime siis Milanosse, kirjutasime ennast hotelli sisse, tuba on siis selline, mitte eriti suur, aga paras. Nüüd tuuakse lakaks. Jäi pooleli, et meile vahepeal toodi meie pagas ära. Jah, ja kärbes tuli ka sisse. No, ma ei tea, miks sa selle sisse lasid. No aga tuba on ju 2, mitte 3. Nii et selline tuba siis. No, siuke päris okei ju. Ja vannitoa näitaks ka ära siis. Jumal, jälle ma jään ise peale. Ma pean kusagil põrandalt roomama, et mitte peeglist peale jääda. Jah. No, selline. Ikka normaalne sonnituba. Ma saan ka lõpuks pead pesta. Ja siia vähemalt manni all, või siia duši alla ma mahun ära ka. Vaata see hotell, mis me ära tüüsime, sinna poleks mahtunud ju. Seal oli, et dušikabiini ukse auk on ainult 33 sentimeetrit lai. Ma ei mahuks sissegi. Tere hommikust. Tere hommikust. Hommikust. Jookse teist ära. Lähme hommikust sööma 6. korrusele. Hakkame siis sööma. Flüssige Muffere. Aber ich habe sozusagen gesagt, manchmal, dass man sich Schweizerisch Miksi filmi nüüd on teine käik meil? Mis see kook sinul on see? Ma ei tea, kook. Kook on. Ja ma võtsin ka koogi omale. Näitaks siis hotelli väljast ka ära. Selline hotell Mirage, Best Westerni hotelliketti kuulub siis. Näed, 14. Tramm, jah. Oli 14 number või? Ma vist eile internetist vaatasin, et number 14-ga me peaksime linna saama. Aga ma ei tea, kas me hakkamegi siis küsima. Me ju teame siis. Küsime ikka igaks üks üle või? Ja ei tea, kus piletit saab osta. Ja, piletid, jah. Ma ise mõtlesin, et vaata, kui hea oleks, kui reception ise müüks. Ma arvan, et kindlasti müüvad, ma olen päris kindel selles. Aga no ei tea.
no noh, vaatame, kuidas meil siis läheb. Olemegi siis nüüd linna poole teel. Saime piletid hotellist osta. 4.50 oli 24 tunni pilet. Ja sõida siis millega tahad ja kui palju tahad selle aja jooksul. Ja number 14 tramm viib meid siis linna. Et peatus, kus me maha peame minema, peaks olema Duomo. Nii et seikleme siis. Sellise trammiga tulime ja saimegi siis linna nüüd. Nüüd me siis peaks olema Milano kesklinnas praegu, vanalinna osas. Jõudsime siis Milano katedraali ehk Duomo juurde. Tegemist on siis Milano sümboliga. Vihma hakkas sadama. Jah. Hakkas sadama, jah. Mingid sambatuhted on. Ma ei tea, sinna ülesse me vist ei hakka pressima, sinna katusele pidi ka saama kuhugi. Aga ma ei näe siin rahvast iseenesest. Ei, no uksed on lahtine, rahvas sees käib katudele. No sisse võime üritada muidugi pressida, kui ikka ilma rahata saab, siis muidugi on tuvisid. Nii hullult hakkas sadama, siis praegu tulime siia varju alla kõik. Sealpool on siis tegemist Galeria Vittorio Emanuele, mis ta on siis Passas, mis on siis tänapäevaste ostukeskuste eelkäija. Esimene selline oli Peterburi Passas ja teine on siis see siin. See viib otse La Scala teatri juurde see võlvkäik. Nii et sa teadsid. Ja, nii et väga hästi. Lähme vaatame sinna sisse ka siis. Galerii 8-kandilist keskosa kaunistavad siis 4 maailmajao ehk Euroopa, Ameerika, Aafrika ja Aasia sümboliseerivad mosaiigid siis. Põranda mosaiik kujutab Zodiaagi märke. Ma ei tea, kuidas need siin on siis, aga... Päris mõnus. Hind oleks ka päris mõnus. Siin on olemas kõik järjest. Kuniks siis vihm üle läheb. Istusime siia kohvikusse ja võtsime ühe Doppio espresso ja cappuccino. Siit otsast peaksime siis nüüd jõudma La Scala teatri juurde, La Scala ooperiteatri juurde. See peakski olema siis La Scala ooperiteater. Palju aastaid olid Verdi ooperid keelatud siin mängida. Ja seda sellepärast, et Verdi enda sõnul väidetavalt teater rikkus tema ooperid ära. Muutis neid, ei mänginud nii, nagu tema oleks tahtnud.
ja mahutama peaks La Scala ooper siis 2000 pealtvaatajat. Siin on Itaalia kommertspank. La Scala teatrimaja on siis see. Ma ikkagi enne ajasin sassi. Ma ei tea, mis maja see teine seal siis oli. Tundus natuke uhkem kui see, aga tegelikult on see siis, et see on nüüd, minna peaks olema isegi näha. Teatra alla Scala. Programm väljas. Fidelio, Aida. Nüüd on siis Tosca. On Verdi ooperid ka nimekirjas, aga vanasti siis ei tohtinud, nagu ma enne ütlesin. Tegemist siis San Giuseppe kirikuga. Käisime siis kirikus sees ka. Hästi ilus väike kirik on, aga kirikus sees pilti teha ei tohi. Aga küünla panime ja muidu imetlesime. Täna on mõnus ilm, täna ei ole nii palav ei ole. Ta lubas ka mingi 20 kraadi ja umbes nii ta võib olla ka 19-20. Siin see 20 on hoopis teine kui meil. Muidugi aeg-ajalt sajab vihma. Vihm ei ole just väga tore, aga noh, hetkel ei saja jälle. Siis kui ei saja, on päris mõnus. Vanalinna tänavad on siin ka niisugused, nagu nad igal pool on tegelikult. On ju? Midagi erilist ei ole. Ja. Siin jälle. Mingi väljaku peale jõudsime välja. Tead, see kirik oli mul minu meelest ka seal iPadi peal kirjas, aga praegu ma ei mäleta, mis ta oli. Aga minu meelest mul seal oli kirjas, et niisugune kirik on. Vaatame, kas sisse saab. Maakera, eks ju. Sees on siis Jeesus laps. See on küll hästi huvitav. Saime siis ikka kirikust välja ka, kuigi millegi pärast pandi uksed lukku sellel, kui me sees olime. Tekkis juba tunne, et huvitav, kui me siia jääme siis nüüd või. Aga murdsime ennast välja ikka sealt. Jõudsime siis nüüd Castello Sforzesco juurde. Ehk siis varasemalt nimetati seda ka Porta Gioviaks. Tegemist on siis Visconti dünastia kindlusega, mille ehitamist alustati juba 14. sajandil. Oma lõpliku kuju sai siis kindlus 15. sajandil Francesco Sforza valitsemise ajal.
Tänasel päeval asuvad siin Kastellis siis muuseumid, galeriid, näiteks kunstimuuseum, kus siis kuulsaim täies on Michelangelo lõpetamata skulptuur Rondini Pietà. Lisaks on siis siin antiigimuuseum, mööblimuuseum, muusikainstrumendimuuseum, tarbekunstimuuseum, arheoloogiamuuseum, nii et hästi palju muuseume on siin sees. Lisaks on siis veel siin suur siseõu, kus on siis eksponeeritud mitmed Milano ajaloolistest ehitustest säilinud fragmendid. Siin teisel pool platsi peal on siis näha mingit nagu, ma ei teagi, mis see on, kaasaegne kunst, EXPO. Mingi EXPO galerii. Seda peab lähemalt vaatama vist natuke. Ostis vihmavarju endale. Nüüd peidab ennast seal. Vihma sajab. Midagi pole teha. معهمش الأوراق؟ انا 20 عام في ايطاليا انا ما مشيتش سويسرا 10 ايام Vist päris suur park mulle tundub. Üsnagi. Vesi on nii ägune. See väiksed tibud siin ka. guardate l'altra tartaruga lì fuori dall'acqua ancora più grossa. Lilled on lähedad. Mõnusad suured. Tranquilla, varete per esatto. EXPO teemast ka natukene, jah. Nüüd sain kätte tänava. Kuule, aga kas Eesti lipp võib siin ka olla või? Peaks olema. Aga lähme siis jalutame, vaatame, kas näeme Eesti lippu ka. Et siin peaks olema siis kõik lipud, mis on EXPO-l esindatud. Et vaatame, kas leiame mõne tuttava ka. Eesti lippu endiselt otsime. Ole veel leidnud. Leedu lipp paistab siin. Jõudsimegi juba tagasi Tooma väljakule, aga Eesti lippu me ei leidnudki. Võib-olla on veel mõned tänavad, kus need lipud üleval on, ei tea ju kõike.